Meil oli täna väga põnev müügipsühholoogia koolitus, kus me õppisime 4 erineva inimtüübi kohta ja kuidas siis nendega suhelda. Kui selle mõttena võiks sõnastada, siis mulle tegelikult väga meeldis kogu see tervik, kuidas just see müügikoolitus oli üles ehitatud nende puhhitegelaste peale, et seal ei oldud kinni mingis inimese kirjelduses, vaid see kõik toodi meieni läbi multikategelaste. Ma arvan, et isiksustüüpide mõistmisel on kõige parem kasutada enda pere ja lähedaste näiteid ja mõelda, kuna sa neid kõige paremini tead, siis mõelda, mis isiksustüübid just nemad on. Väga, et ta suutis luua niisuguse väga mõnusa keskkonna, kus ma kordagi ei tundnud, et ma ei saaks enda arvamust avaldada või ma kardaks et see oli väga-väga mõnus ja ma sain päris palju uusi teadmisi, sain ka kinnitust varasematele teadmistele ning sisulise poole pealt oli väga vahva see, et kordagi tegelikult ei hakanud igav või ma ei tundnud, et oleks niisugust informatsiooni, mis oleks liiga palju, aga samas ei jäänud ka eriti mingisuguseid lünki sisse, et issand, et nüüd sellest üldse ei rääkinud, et sai palju teemasid kaetud ja oli terve aeg väga põnev. Mina jäin väga rahule ja 2 asja, mida ma sain aru, et ei tohi öelda väga, peab ütlema maru ja ei tohi seista nii, tohib seista nii. Ja aitäh, Aira, teile väga-väga palju. Täiesti uus teadmine. Võib-olla ma sain ise targemaks selles osas, kuidas e-mail müüki teha või siis läbi meili erinevaid kliente leida. Kuna ma varasemalt teadsin või olin huvitatud rohkem just telefonimüügist, siis ma arvan kõige rohkem uusi teadmisi sai just selle e-mail müügi kohta, et kuidas e-maili üles ehitada, mida seal jälgida, kui sa veel seda inimtüüpi tead ka, kuidas see e-mail kokku panna, kuidas alustada, kuidas lõpetada ja nii edasi.